Hiljuti selgus viimases uuringus Tervise Arengu Instituudil, et koguni 62% täiskasvanuealistel esineb rasvumist või ülekaalulisust. Kaalukirurgia keskus on Eesti maovähenduslõikuste lipulaev. Näiteks eelmisel aastal siin tehti 595 lõikust, mis on koguni pool Eestis tehtavatest maovähenduslõikustest. Sandra, sinu lõikusest on möödas pool aastat. Kuidas sul on läinud? Super hästi tunnen ennast. Ei saa võrrelda üldse sellega, mis oli siin näiteks pool aastat tagasi. Et vana Sandrat ei ole enam, on nüüd ainult uus Sandra. Siit ainult edasi veelgi paremaks. Mil moel sinu elu on muutunud, just selline igapäevaelu ja lõpuks ka muidugi kõiki huvitab, palju kilosi sa kaotasid? Kõige rohkem on ikkagi muutunud see, et ma olen füüsiliselt palju aktiivsem. Ma suudan, ma jaksan, ma tahan liikuda. Kuna mul on kodus väiksed lapsed, siis ma jaksan nendega käia väljas, joosta, möllata, hüpata. Minu õpiline kaal oli 136 kilo, mis on röövatult suur. Ja tänaseks päevaks ma olen alla võtnud 44 kilo. Muidugi pidi ka vaatama alguses tüki toidu puhul, mida sa sööd. Kõik päris ei ole lubatud, et kohe sealiha ei hakka seal sisse sööma. Aga läks selles mõttes ilusti. Harjusid rahulikult ära selle kõigega. Ja tänaseks päevaks ma võin öelda, et ma saan kõike süüa. Maovähenduslõikus ma soovitaksin kindlasti neile, kes tunnevad, et nad on oma kehas lõksus. Sealt ei saa iseseisvalt enam välja, sest see teekond on raske, nii vaimselt kui füüsiliselt. Kes on proovinud erinevaid dieete ja trenne, kui ei ole selle abil alla saanud, siis neile ma kindlasti julgelt soovitan maovähenduslõikust, sest see tõesti päästab sind. Nagu hiljutisest uuringust selgus, kaalutõus kahjuks on Eestis tõusvas trendis. Et küll on dieete, on erinevaid ravimeid, aga kuidas läheb kaalukirurgia keskusel? Kas inimesed tulevad maovähenduslõikusele? Kuna rasvumise ja ülekaalu probleem ei ole vähenenud, pigem suurenenud, siis patsiendid endiselt leiavad meid ja kindlasti ei saa öelda, et huviliste arv väheneb ja abivajajate arv väheneb. Kes on kaalukirurgia keskuse patsient? Et millised on need kriteeriumid, et teie juurde siia tulla? Me ravime rasvumist ja rasvumisega kaasas käivad haiguseid ja sellest tulenevalt ka on kriteeriumid kaalukirurgiaks. Et me lähtume kehamassi indeksist, mis peaks olema vähemalt 30. See on siis näitaja, mis seob pikkuse ja kaalu. Kui kiirelt see protsess toimub ja kui ruttu saab lõikusele? Patsiendi raviteekond kaalukirurgia keskuses algab konsultatsioonist kirurgiga. Tavaliselt oleme võimelised umbes kuu-pooleteise jooksul operatsiooni patsiendile pakkuma ja aja leidma. Kas te annate patsientidele siis ka nõu ja kuidas te neid jälgite peale maovähendusoperatsiooni? Operatsiooni eesmärgiks on siis uute ja tervislike toitumis- ja liikumisharjumuste kujundamine ja nende kinnistamine. Mis on siis esimene samm operatsiooni suunas? Kõigepealt soovitan külastada meie kodulehte kaalukirurgia.ee ja täita esmase päringu vorm. Siis me võtame teiega ühendust ja aitame sealt edasi. Meil on tekkinud kaalukirurgia keskuse kõrvale ka väike õde, Amselkliinik, mille koduleht on amselkliinik.eu, kus me pakume plastikakirurgia teenuseid eeskält just suunitlusega peale massiivset kaalulangust plastikakirurgiat vajavatele patsientidele.